veel viise, kuidas hirm end väljendab, kui ta ei saa enam sõnadeks jääda. Ta otsib keha, ta otsib liikumist, ta otsib leevendust. Kui meil on pingest, hakkab keha kiirustama. Auto sõidab kiiremini, kui süda järele jõuab. Käsi vajutab gaasi, sest sees on rahutus. See ei ole julgus, see on ärevus liikumisel. Kui pinget on liiga palju, otsitakse tuimestust. Alkohol ei ole pidu, kui ta on rahustid, on paus, mitte rõõm. Ja paus, mis ei lahenda põhjust, küsib homme rohkem. Kui emotsioon ei leia väljapääsu, leiab ta vastasseisu. Tülid sünnivad tühjast, hääled tõusevad kodus. Kannatus läheb ringi, otsides kohta, kuhu maanduda. See ei ole viha teise vastu, see on viha, mis ei leidnud rahu. Kui närvisüsteem on üle koormatud, otsitakse magusat. Suhkur ei ole maitse, ta on lohutus. Kiire tõus, kiire langus. Keha püüab ise reguleerida seda, mida meel enam ei jaksa. Kui sisemine pinge ei vaibu, hakkab inimene kulutama. Mitte vajadusest, vaid levendusest. Ostud ei täida tühjust, aga nad lubavad hetkeks, et midagi muutuva. Püüab ise reguleerida seda, mida veel enam ei jaksa. Kui sisemine pinge ei vaibu, hakkab inimene kulutama. Mitte vajadusest, vaid levendusest. Ostud ei täida tühjust, aga nad lubavad hetkeks, et midagi muutub. Ja kui see ei muutu, ostetakse veel. Need ei ole halvad inimesed, need on väsinud inimesed. Inimesed, kelle närvisüsteem on pidevas häireolekus. Ja keegi küsib harva, kus see algas. Algas seal, kus hirmu hakati serveerima. Iga päev, iga tund, iga ekraaniga. Psühholoogia ütleb, pikaajaline stress vähendab enesekontrolli. Keha läheb ellujäämisrežiimi, mõistus otsib kiiret lahendust, tagajärjed tulevad hiljem. Meditsiin ütleb, pidev ärevus tõstab põletiku kehas. Südamerütm muutub, sedimine häirub, uni katkeb. Holistiline tõde ütleb, kui sisemine tasakaal kaob, otsib inimene asendust väljast ja väljast leitakse liiga sageli jäänud müra. See ei ole süüdistus, see on seas. Kui me muudame toitu, muutub keha. Kui me muudame mõtteid, muutub närvisüsteem. Kui me muudame infot, muutub elu. Kujuta ette, kui palju rahu määks üks ühiskond, kui ärevust ei külvata. Kui inimesed sõidaksid aeglasemalt, magaksid sügavamalt, räägiksid pehmemalt. Kujuta ette, kui palju jääks alles, kui stress ei sööks meie tervist. Kui me ei peaks kulutama oma elu taastamisele, mida poleks pidanud lõhkuma. See ei alga keelust, see algab valikust. Mida ma täna endasse lasen, mida ma täna ei toida. Kui ma ei toida hirmu, ei pea ma end tuimestama. Kui ma ei toida äevus, ei pea ma põgenema. Kui ma rahunen, rahuneb ka mu main. Kujuta, et kui palju rahuneks. Üks seltskond, kui eladus ei kukata. Ma ei ela täiuslikult, aga ma elan teadlikumalt. Ma ei vali müra, ma valin kohal arvu. Sest keha ei valeta ja rahu ei tee haigeks. Kui me lõpetame hirmu külvamise, ei pea me enam tagajärgi koristama.